Ja ma hea meelega räägin siis, miks mina sellele küsimusele vastaksin nii, et kui küsitakse minult, et milleks üldse terviklikult renoveerida, siis ma mõtiskeks koos teiega, aga avaldaks oma arvamust ka. Et esimene, mis ma üles tõstaksin, on see, et energiakulud ja maja väljanägemine. Et energiakulud on, selleks ma need pildid siia panin, et me tavaliselt ei näe energiat kui sellist füüsiliselt ei ole näha. Aga ta paistab meil enam-vähem välja siis, kui me saame energiaarve. Siis on ta rahaks materialiseerunud. Aga füüsiliselt näeb talvel energiat jäätunud kujul. See on nüüd siis piltlikult jääpurikas, milleks on teie majast väljunud energia, mis on selle katusele sadanud lume, siis jääks kõigepealt üles sulatanud, siis on ta tilkunud räästast alla ja muutunud jääks ja see on tegelikult hunnik raha. Ja kui maja soojuskaameraga vaadata, siis mida värvilisem, kirkam ta on, seda rohkem on näha, et sealt liigub soojust välja või näitab ära see külmasillad, et siis sinisemas on väga külm osa majast, millest näitab, et seina sisse on jahedus pugenud, ehk siis soojus ei suuda seda seina soojaks kütta ja ilmselt ka toas seespool on jahe. Ja kuumem osa on siis sealt, kus soojus välja lippab läbi seina. Ja kui küttekulud on suured, siis neid on vaja tegelikult oluliselt vähendada. Ja ikkagi põhiline, mida võiks meelde, et on siis, kui on palju ostetud megavatt-tunde ehk palju ostetud energiat, siis on ka palju eurosid selleks kulunud. Ma kordan seda mõtet läbi, sest kordamine on tarkuse ema ja siis jääb meelde. Kunagi ammu, ennem veel kui Rakveres läks hoogsalt lahti majade korda tegemine, olin sinna seotud ka asja uurimisega ja tegin analüüsin nii-öelda tüüpmajade energiakuludest. Ja siin on mõned tüüpilised majad siis peal ja nende andmete analüüsimisel saime teada, palju kulub soojust kilovatt-tundi köetava pinna ruutmeetri kohta. Ja näete, siin on need numbrid, need on seal üle 160-170 kilovatt-tunni ruutmeetri kohta aastas soojust köetava pinna kohta. Need on suhteliselt suured numbrid, aga ütleme siis ehitusaegsete hoonete jaoks sellel ajal, kui nad ehitati, oli see tavaline, sest energia siin ei maksnud siis midagi. Aga seda kõik on võimalik siis korralikult, terviklikult maja soojustades oluliselt väiksemaks ja 50% ja rohkem protsenti saab soojuskulusid alla. Minu väiteid tõendavad ka igasugused Tehnikaülikooli uuringud, mis on viimasel aegadel tehtud, nii et see põhitõde, et poole soojusest saate kokku hoida, kehtib täiesti. On mitmeid kordi katsetatud tuhandetes majades, kes on ennast korda tehtud, ka tõendust leidnud, et seda võib võtta tõena. Ehk ja siin on pilt siis, et need jääpurikad on tegelikult rahapurikad. Ja kui nad enam seal ei ripu, siis tähendab, et see raha jääb teile majja ja taskusse. Mis neil soojuse kaod, siis natukene selgitan igat oma lauset ka veidi lahti, et oleks lihtsam aru saada, et välispiirid soojustamine, mis see tähendab tegelikult, et ta katkestab siis läbi paneelide või maja välispiirde ehitusmaterjali minevad soojushulgad ehk need kutsutakse külmasildadeks. Külmasild on siis see, mille kaudu kõige paremini soojus liigub seespoolt väljapoole. Ja nüüd, kui vaadata kõrval olevat nii-öelda skeemi, siis see roheline osa on siis olemasoleva maja seinale paigutatud soojustuskiht. See katkestab külmasilla, väljapoole liigub vähem soojust, sissepoole mõjub see sedasi, et nendele külmadele kohtadele korteri sees ei teki kondensatsiooni ehk niiskust, tapeeti läheb märjaks ja sinna ei hakka kasvama hallitust. Aga see on seotud veel ka lisaks õhuvahetusega, millele me ka veel jõuame. Natuke lihtsalt teadmisi, kellele huvi pakub, et olemasoleva seina soojusjuhtivustegur U on kuskil üle 1 tavapäraselt. Kui me viime nüüd sellele seinale soojustuse peale, siis see muutub 0,1 sarnaseks, et ehk siis 10 korda piltlikult muutub seina soojusjuhtivus pärast seda, kui me oleme ära soojustanud umbes 200 millimeetrise soojustuskihiga. Sõltuvad materjalidest, need paksud võivad erinevad, see on lihtsalt ikka üldteadmise näiteslaid. Ehk seintest 10 korda piltlikult vähem on võimalik saada soojusläbivuse ehk soojuskaod. Akendest, kui me aknad tõstame välja, siin on näide ühest aknast, millest siis vana aken on ära võetud ja uus on pandud soojustuskihti seina välispoole. Kui me selle ära teeme, siis uued aknad on
vanadest kahekordse klaasiga puitraamakendest on nad umbes 3 korda vähem soojust juhtivad ja kui juba korra olime vahetanud nii-öelda plastraamiga aknaid, siis sellest on nad umbes, noh, kui vanal oli 1,7 U, siis uutel on alla 1, et seal ka väga palju tõhusamalt ehk vähem energiat juhtivad on kogu aknakompleks. Kui seinad ja aknad kokku panna, siis sellest tulebki see maja soojuskodude vähenemine. Lausena ka siis, et korterkodude välispiiride soojustamisel tuleb küttesüsteemi tasakaalustada ja reguleeritavaks teha. Ehk kui me saame hoonele kasuka selga, nii-öelda aknad ja seinad on soojad, siis ega radiaator ei tea seda, et see sein on ära soojustatud. Temaga on ka vaja tegeleda. Ja nüüd küttekehaga siis tuleb nad tasakaalu ajada ja hiljem ka siis reguleeritavaks muuta. Et siin on vasakul pool pildil näha, kus küttesüsteem ei ole tasakaalus, et kellelgi on väga palav ja kellelgi on väga külm. Need olid tavapärased majades, mis ei ole korda tehtud, mille küttesüsteem ei ole tasakaalus või on tasakaalust välja läinud tänu sellele, et keegi vahetas omal radika ise ära või kellelegi pandi suurem radikas või mis kõik seal juhtus ehituse ajal. Ja talutavaks on siis seda püütud viia sellega, et keegi kütab juurde või keegi laseb aknast välja. Aga korrastatud majas on küttesüsteem tasakaalus ja küttekehad reguleeritavad. Ja tasakaalus tähendab seda, et kõikidesse tubadesse on võimalik saada võrdne kogus soojust, mis tagab teile siis mugavuse seal toas 20 või 21 kraadi, kuidas seal kokku keegi lepib. Ja siin on nüüd näide mul erinevatest radiaatori süsteemidest, mis on ehitatud erinevatel aegadel. Siin esimene pilt vasakul üleval on siis nii-öelda ühetorusüsteem, mis ei ole mitte kuidagi reguleeritud, seal ei ole isegi reguleerimisaparaat. Teine, ütleme siis vasakult teine rida on nii-öelda sellise kraaniga reguleeritav, et vahepeal saad lasta sooja küttevett ka radiaatorist mööda, aga need kraanid alati ei tööta ja võib-olla pole kunagi töötanud, et see süsteem tegelikult ei toimi, ta lihtsalt kütab nii, nagu kütab. Vasakult paremale liikudes siis kolmas tulp, seal on nüüd näidatud, kuidas on mööda viiguga süsteem tehtud, midagi saab sellel süsteemil teha, seal on näidatud isegi, kuidas on paigaldatud soojusregulaator sinna peale. Ja viimane parempoolne on siis kahetorusüsteem, mida on kõige lihtsamini võimalik reguleeritavaks viia, kui lisada sinna soojusregulaator. Ja nüüd ma siis jällegi väike vahepala siin tekstina, et kui me soojustame maja ära ja küttekehaga midagi ei tee, siis see loodetud mugavust ja energiasäästu sealt ei tule. Ja kui on pärast soojustamist maja üle köetud, siis akna avamisega on kõige kulukam toatemperatuuri ja õhutust reguleerida, sest see suhteliselt kallis soojus lihtsalt lendab siis aknast välja. Ja jällegi, et kui me ostame palju neid ühikuid energiat, siis on meil ka palju eurosid kulunud. Ehk siis küttekeha soojusväljastus ehk radiaatori soojusväljastus peab olema reguleeritav. See tagab meile võimaluse säästa. Ja selleks annavad meil võimalused need nii-öelda soojusregulaatorid, mida on erinevates firmades, erinevatel aegadel erineva nii-öelda elektroonilise võimekusega saab juhtida kaugelt ja lähedalt. Mälusse panna nädalaprogramme, need on olemas ja täiesti tavaline tehnoloogia, mida siis küttekeha peale panna. Siin oli mul selgitav pilt koos liikuva skeemiga, kuidas siis see regulaator toimib, aga kuna meil arvutiga täna ei õnnestunud see, siis lihtsalt see tekst, mis siin vasakul on, jääb teile koolitusmaterjalidesse ja põhimõte on siis selles, et selle soojusregulaatori pea on temperatuuritundlik ja ta keerab kraani kinni või lahti, sõltuvalt sellele, kuidas temperatuur on ja millise temperatuuri me oleme ette andnud oma toas ise keeranud, et kas me tahame 22 kraadi või 18 kraadi, siis seda hakkab see soojusregulaator hoidma teie toas. Saab ka keerata väga kõrgeks, saab ka talvisesse režiimi panna. Nii et see oli siis soojuse reguleerimise teema. Nüüd jõuame sinna, et meil on maja on soe, tuba on soe, soojuskohad on väiksed, aga õhku jääb väheks, kuna me oleme maja hästi tihedaks teinud, aknad on tihedad, õhutusavasid ei ole. Ehk vaja on mõelda sellele, kuidas me tagame värske õhu ja võimalikult väikeste soojuskadudega. Pilt on illustratiivne, aga niimoodi nad ka vanasti toimisid. Radikad huugasid ja akende vahelt läks küll nii-öelda soe õhk välja. Kuna energia ei maksnud midagi ja teda anti, siis oli see loomulik, aga tänapäeval ei ole see enam mitte õige, kui niimoodi asjad toimivad. Milleni see viib, kui meil õhuvahetus ei ole
normaalne ja seinad on, ütleme, kui seinad veel ei ole ka soojustatud ja õhuvahetust ei toimu, siis hallitus on kiire tulema, külmasillad on seintes sees. Kuna õhuvahetus ei ole piisav, siis see õhk toas sees tavaliselt on liigniiske. Kui seina sees on külmasild, siis see niiskus kondenseerub sinna külmasilda. Seal peal on veel tapeet või nii-öelda bakteritele hallitusele söödav pinnas, siis nad hakkavad seal kasvama ja üldiselt bakterid ja hallitusseened inimese kopsuga väga hästi ei klapi. Tekivad erinevad haigused. Ja siis me hakkame ravimitele raha kulutama, selle asemel, et oleks selle raha kulutanud oma kodu korrastamisele. Ja põhiline lihtne tõde on, et ega värsket õhku ilma värske õhu sisse vooluta ei saa. Ja akna avamine, nagu rääkisime, ei ole tõhus viis tuppa nii-öelda lasta värsket õhku, sest see viib energiat välja. Ehk tuleb ventilatsioon tööle panna ja soojustuppa tagasi tuua. Kuidas seda tehakse? Ma näitan teile 2 ventilatsioonisüsteemi, mis on täna ka siis valdavalt levinud. Üks on pumbaga soojustagastussüsteem, mille põhimõtteskeem on siin praegu ekraanil. Ehk siis uuendatud radiaatori taha paigaldatakse värske õhu sissevoolu ava. Õhk liigub läbi radiaatori ja soojeneb, satub tuppa, te saate teda hingata, kasutada teatud aja, teatud kogusena. Siis läbi hingatud õhk viiakse läbi väljatõmbekanali välja ja ta satub soojuspumba soojusvahetisse. Soojuspumba soojusvahetis võetakse sellest õhust soojus ära ja läbi hingatud õhk ilma soojuseta lendab siis nii-öelda atmosfääri vabalt, aga soojuspumba soojusvahetiga tuuakse soojussõlme tagasi, kus soojuspump teeb sellest uuesti veel rohkem soojust ja saadab selle teie maja kas küttesüsteemi või sooja talvevee valmistamise süsteemi. See oli soojuspumbaga soojustagastussüsteem ventilatsiooni osas. Ja siin on veel lisaks keemiat ja koolitusmaterjalide hulka. Teine süsteem, mis on väga levinud, on siis nii-öelda soojusvahetiga soojustagastussüsteem, kus teie tuppa tuleb sissepuhketorustiku kaudu eelsoojendatud värske õhk. Te kasutate selle õhu ära, hingate ja siis ta liigub välja läbi väljatõmbekanalite. Aga ennem kui see soe õhk lendab atmosfääri, läbib ta ventilatsiooniseadme soojusvaheti. Ja jällegi sellest õhust võetakse soojus ära ja antakse tagasi soojushulk sellele sissepuhutavale jahedale õhule. Niimoodi jääbki siis suur hulk soojusest majja tiirlema, aga õhk vahetub. Ja siin on siis sama teema uuesti kirjeldatud, et korralikud kaasaegsed ventilatsioonisüsteemid lasevad sellest õhust, mis me üles soojendame majas sees kuskil ainult 20–30% vabalt kadudena atmosfääri lennata, et 70–80% sellest tuuakse tagasi teile majja, kütte bilanssi nii-öelda. Ja kas siis antakse uuesti sisenevale uuele värskele soojale õhule või läheb ta küttevee valmistamiseks. Ja näete siin see vähem ostetud megavatt-tunnid tähendavad ka vähem eurosid. Ehk jõuame sinna vastupidise tulemuseni nagu alguses, et palju megavatt-tunde on palju eurosid. Lisaks veel, kuna ma räägin, et milleks maja teha, et oleks energiatõus, siis üks oluline võimalus on vähendada energia ostmist, on ka päikesest ise energiat valmistada nii palju, kui majas seda kulub. Ja saab teha nii sooja vett kui elektrit. Elekter on väga levinud, see päikseelektrijaamad katusele, sooja vett on ka mitmes korteriühistus on teinud endale siis nii-öelda sooja vee valmistamise päikesest. Mõlemal juhul on vaja teada, et kui palju me maja täpselt sellel hetkel, kui päike paistab, soojusena või elektrina vajaksid. Ja kui nende arvutustega täppi panna, siis on see kõige tõhusam viis seda süsteemi endale luua. Ehk täpselt nii palju, kui majas tarbitakse elektrit sellel ajal, kui päike seda toodab, nii suur võiks olla ka päikseelektrijaama võimsus. On võimalik veel ka natukene suurendada seda, et siis salvestiga akud panna kuskile ja nende akude energiat kasutada siis, kui päike ei paista, aga majas on ikkagi elektrit vaja. Natukene on kallim ja vajab ka täpsemalt arvutamist. Üldiselt kortermajade puhul ilmselt see toimiks, sest inimesed tulevad koju õhtul, päike on juba nii-öelda loojumas või läheb ja kui akus on piisavalt energiat, siis seda saab kindlasti majas sees kasutada. Aga igal asjal on oma majanduslik külg, eks salvestid maksavad raha ja see tuleb lihtsalt siis analüüsida läbi kortermaja tervikliku uuendamise projekteerimise käigus.
mis ei ole ka mitte vähetähtis, on see, et päikeseenergia ei ole, tema ei sisalda heitmeid, ta ei aja tossu kuskilt välja, et see heitmevabadus ja väikse keskkonnajäljega asjad on ka aina tähtsamad, nagu näete, kliima siin, meil võib-olla kliimamuutus nii väga ei häiri meid, et ilus soe november ja oktoober oli ka soe ja kõik on ilus, aga kui vaatame mõnikord nende maade poole, kus me oleme võib-olla suvitamas käinud või puhkusreisidel, siis seal on mõnikord ja üsna tihti nüüd viimastel aastatel need asjad väga kurvad, et tohutud äkksajud, maalihked, kuumus, metsapõlengud. Et see on selle kliimamuutuse nii-öelda nähtav osa. Ja mis ma siis kortermaja kohta selgitaksin, kui päikseelektrijaamast jutt on, et paigaldatakse katusele päikseelektrijaam. Sel juhul parem on, kui seal majas on ka sedasama päikseelektri tarbijaid, kohe siin vasakul pildil on taustal näha mingid jahutusseadmed, ventilatsiooniseadmed, need on kõik elektritarbijad sellel ajal, kui päike paistab. Päikseelektrijaamast tuleb päikse poolt toodetud elekter, siis muundatakse tarbimiseks sobivat sageduseni, selle keskel on siis muundur. Ja nüüd muundurist hakkab siis ta minema siis kas külmutuskappidesse, nõudepesamasinate, kohvimasinatesse, ventilatsiooniseadmesse. Võimalik on teha ka sooja tarbevee salvestisse elektri küttekeha abil sooja tarbevett, kui ülejäänud elektritarbijad on juba oma osa saanud. Ja siis viimane ots on see salvesti, ehk siis sinna ka. Ja tekib üldsegi küsimus, et kas sinna võrku nii väga üldse seda müüa vaja on, sest nagu te ilmselt olete märganud, et sellel ajal, kui päike paistab, on elektribörsi hind väga madal või isegi negatiivne. Et sinna veel juurde müüa, see müügitulu võib olla väga väike. Aga investeering on tehtud katusele, sest pigem on siis targem teda ise tarbida, sest sellel ajal, kui te ise tarbite, ei pea te võrgutasusid maksma selle elektri edasi-tagasi liigutamise eest. Siis veel sama heitmete teema, et kui me oleme heitmevaba tõhusa kaugkütte peal ja kasutame heitmevabu energiakandjaid nagu päike ja tuul, tuul küll kortermajade puhul väga ei käi, siis mina oleksin küll puhta südamestunistusega ja hooliva suhtumisega keskkonda selle tõttu, et ma neid asju kasutan, et tunnen ennast selles mõttes hästi. Ja uue direktiivi, mis hakkab meie elu juhtima, arutelul praegu käivad, et 2050 aastat on kõik hooned heitmevabad, et see on direktiivi eesmärk ja juba 2028 on kõik avaliku sektori uued hooned heitmevabad ehk sinnapoole liigutakse jõuliselt. Mis tähendab seda, et nendes hoonetes näiteks 2028 avaliku sektori hooned ei tohi enam toota endale soojust fossiilkütustega. Näiteks gaasi katlamaja uues avalikus hoones alates 2028 aastast ei ole enam võimalik. Ja sama juhtub siis ka kortermajadega 2050. aastaks. Ehk kes plaanib siin gaasi peale jäämist või õlikatlaga edasiminekut, siis mingil ajal see kaob lihtsalt ära. Ja mida tõhusam on, seda väiksem on ka heide. See heitme teema on minu arust tähtis. Nüüd veel kord, et siis kokkuvõtvalt, kui soojuskodud vähendada, välispiirid soojustada, küttekehalt väljastust reguleerida, ventilatsioonisüsteem on soojustagastusega. See kõik kokku teeb meie maja, meie elamise mugavaks ja toob energiasäästu. Sisekliima on tervislik, tuba on soe ja energiat kulub vähem. Oleme jõudnud sinna, aga vaatame natuke siis, piltlikult nüüd sama analüüsist jälle, et kuhu me siis saame, et siin on ka näha, et me tervikliku uuendamise tagajärjel on need energiakulud siis selle samamoodi toodud, nagu mäletate, algul 170-180 kilovatt-tundi, nüüd on jäänud siin 60-80, 70 järele, ehk siis üle 100 kilovatt-tunni rahulikult ruutmeetri kohta kaob ära vajadus teda tarbida, kuna hoones ei ole enam nii palju soojust vaja. Ma ei vaadanud seda nüüd suure ähmiga alguses, et ajagraafik ka, tundub, et jõuame. Jõuamegi natukene maja välisilme juurde ja teoorias oli kõik niimoodi kena, et paneme sinna ja tänna. Aga vanematel kortermajadel hakkab eluiga lõppema, et 50-60 aastat on ta juba tuules, vihmas ja külmas vastu pidanud. Ja see välispiire vajab lihtsalt uuendamist ja kaitset, et veel sama palju vastu pidada, sest põhikonstruktsioon on tal korras,
kannab, aga kui me nüüd laseme tal veel edasi natuke, siis hakkab see juba põhikonstruktsioonile mõjuma selliselt, et seal majas toimub lagunemine, seal ei saa varsti enam elada. Ja see kriitiline piir on juba paljudes Mustamäe majades saabunud. Ehk siis tuleks panna juba sellepärast sellele majal soojustus peale, et seda olemasolevat konstruktsiooni kaitsta. Ja ka see kodu väljanägemine vajab ju värskendamist, et kaua see 50 aastat on juba hall olnud, et äkki nüüd teeks midagi rõõmsamaks ja ilusamaks ja kaasaegsemaks. Inimesed tahavad muutusi. Ja ma räägin siin kiirelt ühe loo piltidega koos, et see on mul isiklik kogemus, et oli ka mul selline, siiamaani on korter sellises majas, et Vene sõjaväele ehitatud hästi tugev maja. Selle maja plahvatus selle maja kõrval oleks viinud ainult aknad, seinad oleks jäänud alles, niimoodi oli ehitatud. Me puurisime sisse ventilatsiooniaugu ja nagu näete, see vasakpoolne telliskivi silinder on selline, millise on selle maja seinad. Seal ei ole mitte ühtegi võimalust, et seal kuskil oleks mingi õhuvahe või vill, kus oleks olnud soojustuskiht seal kivi sees, puhas kivi. Katusega sama lugu, et ühtegi lihtsalt see kiviräbu seal katusel betuumeni all on just see, justkui peaks olema soojustusmaterjal. Läksime projekteerimisse, ilusad pildid, et näidata meile, millist soovite. Me valisime selle ülemise vasaku, valmis sai selline. Ja mis muutub veel, et inimesed tahavad siis veel ilusamat maja, siis nad hakkavad haljastusega tegelema ja siis täna on maja ümber väga ilusad põõsad. Õitsevad suve läbi erinevad valikud on seal. Nii et selline hoopis teine ilme. Ja neid näiteid on juba üle 1000 Eestis kortermajad, mis on tehtud korda, et hall, siis juba värvikam, alguses oldi tagasihoidlikumad. Mis ma olen ka ise ülejäänud, on see väärtuse tõus, et ühes majas, kus mul oli korter, siuke hall, seal läks väga kaua aega selle korda tegemise koosolekult positiivse otsuse saamisega. Ma müüsin selle korteri maha ja kui 5 aastat pärast seda tehti see maja korda ja mu korteri väärtus oli kohe 2-kordne. Nii et kohtades, kus on tööd ja asulad püsivad, siis seal ka kindlasti kinnisvara väärtus tõuseb. Veel näiteid siin esimesed, kuidas majad said ilmeid juurde. Ja ma vaatasin, need on nüüd Korteriühistute Liidu viimastest autasustest parimatele majadele, et tõesti aina ilusamaks lähevad asjad ja välispiirete materjalide valik on ka väga suur ja üsna hästi saab ka sellest pildil olevast materjalist küllaltki kiiresti maja ära soojustada. Teine samasugune näide veel teisest kohast. Siin oleks nüüd tulnud see video, ma arvan, et paljud teist on näinud, see on nüüd siis 5-kordne maja Tallinna Tehnikaülikooli juures, kus tehti esimene tehasest toodetud paneelidega soojustus. Ja järgmine ettekandja räägib täpsemalt, minu jaoks on selle positiivne väärtus see, et need paneelid on toodetud kindla kvaliteediga, kindlas kvaliteedikontrollis, suletud ruumis, niis, kus kõik on paigas, materjalid on, kvaliteet on paigas, tellingud ei ole vaja püsti ajada, mis seisaksid tavaliselt üle poole aasta ümber maja ja majad oleks kilega kaetud, elaksid nagu kilekotis seal see 6 kuud. Ja kõik on kontrollitud, kiire. Kindlasti, mis võiks teha sellise puhul muutuda, on see väljanägemisvõimalused, et neid värvilisi variante võiks rohkem olla, et majad muutuksid ka selliseks kirevamaks. Aga see on ilmselt tellija valik, milliseid toone ta soovib. Samas ilmselt materjal määrab ka ära, et mis võimalused seal täpselt on, sest see pealmine kiht plaadist, ma saan aru, on väga vastupidav materjal, mis peaks 50 aastat rahulikult olema, et see võib-olla kõiki värve ei kanna nii kaua peal. Aga sellest räägib järgmine esineja. Ja selline sai, kõik on seal soojuse tootmine päikesest, selles mõttes sooja vee tootmine, elektri tootmine päikesest, erinevad ventilatsioonisüsteemid, et meil on väga palju teadmisi selle tehaselise majade kohta ja mina arvan, et seda võiks kasutada, et saaks kiiremini, et selle ebamugavus oleks väike selle tervikliku korda tegemise juures. Ja see on ka väärtus, kui me ei pea pool aastat piinlema. Aga on ka selliseid juhuseid, hiljuti lehes nägite, et osad asulad lihtsalt ei ela kaua. Nad on loodud mingi asja jaoks, näiteks põlevkivikaevanduse jaoks. Ja kui seda kaevandust enam ei ole, siis ei ole tööd. Ja ega seal pilt on iseenesest ilus, ainult et on kurb. Et
see on teema kindlasti paljudes kohtades, et osad kortermajad jäävad korda tegemata, sest seal ei ole potentsiaali selles elukohas või tööd või on kadunud see, milleks need majad sinna ehitati. Ja võtaks siis kokku oma juttu, et väärtus kasvab minu hinnangul, et milleks teha, siis ta on ilus, tervislik on elada ja energiakulud on madalad. Et tavaliselt kaasneb sellega ka siis elanike soov, et teeks siis ümbruse ka juba kaunimaks. Natuke tahtsin rahast ka rääkida, et mõned minutid on aega. See on võetud jällegi samas korteriühistu foorumi Tallinna Tehnikaülikooli ettekandest 2 slaidi, milles analüüsiti, et millises majas on kõige soodsam elada energiakulude mõttes ja muude kulude mõttes ka. Ja ma mäletan, Jaarekul oli see rohelise renoveeritud korterelamu B-klass, oli tal pandud siis see laenu tagasimakse sinna. Ja mina lisasin siia teistele ka need laenu tagasimaksed, sest uus soojaparklaga B energiaklassiga maja ja uus soojaparklaga A energiaklassiga maja, tõenäoliselt on nendel korteri ostjatel juba laenud samamoodi peal nagu siis renoveeritud korterelamu B. Pärast korda tegemist on seal laen peal, et neid võib võrdleda ka nii, et laenud on ka nendel juures. Ehk siis renoveerimata korterelamu E-klass tõenäoliselt ei ole laene peal, kui nad ei ole nii-öelda ostnud hiljuti sinna korterisse või sinna majja korterit, aga need on üksikud korterid, nagu terve maja laenu ei ole. Aga tänapäeval vist on üsna väike hulk inimesi, kes ostab täiesti uue korteri ilma laenu võtmata. Näiteks seda A-klassi majja, et ilmselt ikkagi on tal laen peal. See laenufaktor nagu on olemas ka nendel majadel, kus siis, mis ei ole vanad ja korda tehtud toetuse või laenumaksega. Ja näete, see uus soojaparklaga B-klass või uus soojaparklaga A-klass, energiakulud mingi põhjus on natuke suuremad ja see põhjus on ka siin öeldud, et neil on olemas parklad ja parklad tarbivad ka soojust. Ehk see köetava pinna kohta soojusühik tuleb kõrgem kui renoveeritud tavapärase nõukaaegse korterimaja oma, sest seal all ei ole parklat. Teda saab nii-öelda veel tõhusamaks soojuse mõttes teha kui uusi hooneid. Uued on lihtsalt natuke uhkemad, aga seal on ka siis selle tõttu veidikene suuremad soojuskaod. Ja teine näide veel, sellest ettekandest te saate, see on EKÜ-li kodulehel üleval, seal saate põhjalikult vaadata, et täpselt on arvutatud erinevate võrdlused ja samamoodi siin näete, need roosad osad on ikkagi laenu osad, aga kui laen on tagasi makstud, mis on siis kõige viimane parempoolne 2 tulpa, siis energiakulud kindlasti on kõige soodsamad võrreldes siis mitte korda tehtud majaga. Nii laenu ajal kui ka pärast laenu. Igal juhul on mõistlik teha see investeering, sest energiakulud kasvavad kogu aeg ja ka ehituskulud kasvavad kogu aeg. Et mina mäletan, kui me saime oma maja ehituspakkumine ja see oli 480 eurot oli ruutmeetriks, siis me olime väga-väga kurvad, et nii kallis hind. Tavaliselt oli sellel ajal 300 eurot. Nüüd me räägime 500-800 eurost, et näete, see pöördumatult kasvab ehitushind. Siin loota, et hinnad lähevad alla ja me saame varsti odavamalt enda maja korda, et see kaob ära. Ei tule tõenäoliselt nii. Ja see on minu üks 10 aasta tagune graafik, siis oli see aeg, kui ma sain öelda korteriühistu koosolekul, et kütteks kulunud energia maksumus ehk väärtus aastas nii-öelda maksab ära ka järelmaksu pärast seda, kui maja on korda tehtud, jääb temast järgi see väike roheline tulp jääb siis meil energiakuludeks ja suur sinine tulp läheb laenumakseks, aga ma tõstsin selle sinise tulba nüüd kõrgemaks, kuna täna see enam ei kehti, ehk siis ehitushinnad on läinud kõrgemaks, energiahinnad ei ole nii palju kõrgemaks läinud, et nad maksaksid ära ka ehituskulud, nii et täna tuleb arvestada sellega, et enne renoveerimist maksime energia eest nii palju, pärast renoveerimist maksame energia eest natuke palju-palju vähem, aga kuna me maksame järelmaksu, siis see ületab selle energiasäästuga saavutatud kokkuhoiu, nii et rahaliselt on see ilus aeg läbi. Aga see siiski aitab kaasa sellele, et energiatarbe vähenemine rahalises mõttes aitab meil siis maksta tagasi laenumakset või nii-öelda kanda kulusid, mis meil tekivad järelmaksust. Ja maksukoormus tõuseb selle võrra vähem, sest energial on ikkagi väärtus, mille me siis kokkuhoidlikult rahaks saame panna ja sellega siis laenumakset maksta. Ta ei kata 100%, aga katab suure osa. Ja milleks siis teha, mina võtaksin kokku nii, et selleks, et elada ilusas ja tervislikus kodus, kulutada vähem raha energiale ja remondile ja omada väärtuslikku kinnisvara,
selleks võtaksin mina ette tervikliku uuendamise oma kortermajas.